Kaunist keskhommikut, head raadiokuulajad ja vaatajad YouTube'is. Täna on stuudios Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart ja Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni esimees Lauri Laats. Ja alustame kohe raha teemadega, sest Eesti ühiskonnas on kuidagi niimoodi, et eriti enne valimisi kõik räägivad rahast, teenimisest räägitakse vähem, kulutamisest oluliselt rohkem. No mehed, kuidas siis riigieelarve kokkupanemine läheb, kuidas teile see pilt paistab, kes saab alustada? No pilt on täpselt selline, nagu ta on välja käidud, välja öeldud, et see nädal jälle miljard puudu. miljard puudu. Ei no kuule, kuidas miljard puudu? Seal paar nädalat tagasi oli niimoodi, et oli 800 miljonit üle, on ju, et ja hakati kohe jagama vasakule ja paremale, aga tõesti. Ja mindi liiga hoogu. Mindi liiga hoogu, õnneks ei jõutud midagi ära jagada, et tuli ikkagi selgus majja. Aga kui tõsiselt rääkida, siis kui me vaatame kogu seda eelarvet, siis eks ta jällegi paistab natukene selline valimiste-eelne eelarve. Kas me saame kõike uskuda, mis seal on ka kirjas, eks me saame seda näha alles aasta lõpus. Ja kui me isegi aasta lõpus midagi näeme, see ei tähenda seda, et järgmise aasta algus midagi jälle muudetakse. Sellepärast, et nii nagu meie riiki praegu juhitakse, et hommiku tehakse üks otsus, õhtul hoopis teine ja segadus küllatakse ohtralt. Nüüd, kui minna sisusse, siis on selgelt välja lubatud, et tulevad palgatõusud päästjatel ja kooliõpetajatel 10%. Kui küsida, kas seda on palju või vähe, no loomulikult parem kui mitte midagi, samas ega ta väga palju siis nii-öelda ostujõudlust ju ei suurenda, aga siiski. Nüüd küsimus ongi, et kas seda lubadust saab ka usaldada. Usalduse küsimus on selle asja juures kõige olulisem. Nüüd, kui me vaatame, kui palju siis selle maksuküüru ärajätmine, mis on Reformierakonna üks suuremaid lubadusi, aga ühiskondlik ootus ju tegelikult selles ei ole, siis selle maksumus on 500 miljonit. Ja teine pool, kus on ühiskondlik selline ootus ja lootus, on toiduainete käibemaksu alla toomine. Seda nagu meie valitsus praegu teha ei soovi. Ja kui tuua näiteks 24% käibemaks alla 9% toiduainetele, siis see läheb meie riigieelarve maksma 290 miljonit. Piltlikult öeldes, kui me oleks jätkanud selle maksuküüruga, aga natukene teinud ta paremaks, nii-öelda vastavalt siis praeguse inflatsioonile ja oleks võtnud raha selleks, et alandada toiduainete käibemaksu, siis ma arvan, et seda ühiskond oleks vastu võtnud, seda ühiskond tegelikult ootab ja ta oleks viinud ka toiduainete hinnad alla, no ja loomulikult inimesed toimetulek läbi selle oleks nagu paremaks läinud. Nüüd, kui sa vaatad kogu seda eelarve ülesehitus, siis on selgelt välja öeldud ja mida me kuulsime ka ERR-i aktuaalses saates, et nende maksumuudatustega, mis on planeeritud 2026. aasta eelarvega, vaesed jäävad vaesemaks ja rikkad saavad lisaraha juurde. Ja see ongi praegu üle pika aja olnud tegelikult ja me teame seda Reformierakonna selline maailmavaade, mille osas me loomulikult võitleme. Meie arvame, et kõikidel inimestel peab olema tagatud vähemalt mingis osaski võrdsed võimalused, et nendel oleks laud kaetud ja et inimesed suudaks läbi oma tarbimise aidata ettevõtjad ja läbi sellega majanduskeskkonda parandada. Sellepärast, mis on ettevõtjal kõige olulisem on see, et tema toodet ostetakse. Aga kui väga suur osa ühiskonnast ei suuda seda toodet osta, siis ei arene siin ei majandus ega need samad ettevõtted, no ja loomulikult ei laheku ka riigieelarvesse makse. Mihhail, millised, küllap sa seda eelarvet natukene vaadatud, millised olulised muudatused seal tehtud on, et üldse oleks aru saada, et millele raha kulub, oled sa jõudnud sinna pilgu sisse visata? Tead, mind rõõmustab eelkõige meie lugupeetud peaministri optimism. Kui sa panid tähele, siis ta ütles välja, et tegelikult järgmise 2 aasta jooksul meid ootab jõuline majanduskasv. Et juba praegu on hästi, et majandus kasvab juba praegu ja järgmised 2 aastat kasvab veelgi rohkem ja inimestel jääb rohkem raha kätte ja ettevõtetel ka
ja tegelikult me varsti jõuame rikkamate riikide sekka. No, see on selline juba traditsiooniline lubadus. No see juhtub kindlasti, ainult et me ei tea millal. 5 sekka või 10 sekka, täpselt. Seekord igaks juhuks ta seda ei maininud, et ehk siis lugupeetud valitsuse juht andis meile nii lootust kui ka positiivse signaali. Mida siis ütlevad eksperdid? Jah, käesoleval aastal majanduskasv oli, see oli 0,6%, teadaolevalt lubati 1,5, aga tuli poole võrra väiksem. Nüüd jah, tõepoolest majandus hakkab kasvama, aga tänu laenukoormusele. Et riik tegelikult päris jõuliselt kasvatab laenukoormust, et kui oli see 24%, siis lähitulevikus saab olema juba 30% ja koos sellega kasvab ka defitsiit. Et räägime see 2 aasta jooksul eelarve defitsiit kasvab 3 korda. Ehk siis see on see majanduskasv, mida meil lubab lugupeetud peaminister. Ja lähtuvalt sellest tekib küsimus, aga mida see nagu sisuliselt tähendab? Aga sisuliselt see tähendab seda, et enne valimisi Reformierakond jälle midagi jagab olukorras, kui eelarves tegelikult vahendeid pole. Ja kes hakkab siis seda tulevikus lahendama? No mulle tundub, et see on selline tavaline Reformierakonna käitumine, et enne valimisi jagame nii palju, kui on võimalik, aga pärast vaatame, mis saab. Ja sama loogika, sama finantspoliitika on praegu ka Tallinnas. Uskumata, ma just tahtsin sinna jõuda, et 1,5 aasta jooksul 1,5 korda on kasvanud Tallinna laenukoormus ja 1,5 korda on vähenenud investeeringute maht. Kujutate endale ette, 1,5 aasta jooksul, et tegelikult raha võetakse rohkem, aga kasutatakse investeeringuteks vähem. Kuhu see raha läheb? Just, kuhu see raha läheb? No mina pakun, et see süüakse ära, et raisatakse ära, ütleme nii. Ja selles ongi asi. Ja riigis me näeme, et lähenemine on sama. Et finantsanalüüs puudub, strateegiat ei ole, jagame nii palju, kui on võimalik enne valimisi, aga pärast vaatame. Ehk siis vaata, kui naljad kõrvale jätta, siis see asjaolu, mis praegu ka Mihhail välja tõi, on oluline, et ega meie ka päris nüüd aru ei saa, et kuhu see raha on läinud, aga me näeme, mis on paberil toimunud, et nii nagu on, et laen on rohkem võetud, vähem on investeeritud juba seetõttu, et me näeme, et teede peal tegelikult mitte midagi ei toimu. Ja teede olukord on halb ja mänguväljakud ei ehitate ja nii edasi. Meie ajal nagu kogu aeg nagu linn elas, ja tihtipeale me läbi oma tegevuse segasime ka linna elanikke, et olid ju summikud meil suured ja kõik nii edasi, aga praegu on kuidagi hästi vaikne, aga samas vaatad eelarvet, et nagu raha on läinud, et igal juhul pooleteist aastaga ei jõua kõik teed ära kuluda, et tegelikult võibki kogu selle teede raha panna meelelahutusse, palkadeks igale poole. Ehk siis me selles, et kui tuleme võimule ja ma loodan, et meid inimesed toetavad Tallinnas, siis me kindlasti vaatame kõik need asjad üle, et seal võib väga palju üllatus olla. Aga tead, rääkides üleüldiselt sellist majanduskeskkonnast ja fiskaalpoliitikast, et miks me praegu oleme sellises olukorras oma nii-öelda eelarvetega ja tuludega, siis tegelikult peab juurpõhjust otsima nii-öelda minevikust. Ja ma jõuan 2003. aasta koalitsioonilepingu moodustamise juurde, kus siis tegelikult me väga hästi mäletame, kus 2003 Riigikogu valimised võitsid Keskerakond. Keskerakonnale ei antud võimalust valitsust moodustada, valitsust moodustasid sotsiaaldemokraadid, Res Publica ja Reformierakond. Siis tol ajal otsustati ära, et nad hakkavad langetama tulumaksumäära. Seda ühiskondlikku tellimust ei olnud. Ja kui me nüüd veel vaatame sinna edaspidi, siis Reformierakond lubas isegi vahepeal, et see on 14% muutub ja 16%, õnneks see niimoodi ei läinud, aga igal juhul 24% pealt tuli tublisti alla. Nüüd, mis see tähendas omakorda ja miks seda üldse tehti?
see oli puhas poliitiline propaganda selleks, et Reformierakond saaks endale hääli juurde. Ehk siis nähti seda, et Euroopast tuleb rahalaev, kõik need toetused, mis Euroopas saadi. Teiselt poolt vaadati, et kuna meil sealt raha tuleb, aga siis vähendame oma inimeste maksukoormust, kõik on hästi ja inimesed meid armastavad ja valivad. Nüüd Leedu seda teed pidi ei läinud. Ehk siis inimeste maksukoormus jäi täpselt samasuguseks, võeti see Euroopa raha ja läbi selle tegelikult mõlema raha suudeti rohkem välja ehitada infrastruktuure ja kõik nii edasi. Ehk siis arendada tegelikult oma majandust. Ja nüüd mingi hetk saadi aru, et see Euroopa raha ei jätku ja peab hakkama tõstma tegelikult oma seda maksutulu ja mida ju praegu tehti, aga väga valel ajal. Aga see juurpõhjus, miks see kõik nii praegu läks, peab kindlasti vaatama sisse 2003. aasta koalitsioonilepingu läbirääkimiste. Ja tol ajal veel minast Siim Kallas ütles välja, et kuna meie ei suuda praegu 2004. aastal langetada tulumaksu määra 2% võrra, me teeme seda 2005. ja nii see oligi, siis ta ütles selgelt välja ühe lause. Kuna me ei suuda seda kiiresti langetada, siis 2004. aastal see nii-öelda tulumaksuse 2% ülelaekumine läheb meil meditsiini, hariduse, sotsiaalvaldkonda, mis omakorda tähendas ju seda, et juba 2005. aastast alates just see 2% võetakse ära sotsiaalist, haridust ja meditsiinist ja nii see toimuski. Mihhail, ma ei tea, võib-olla ma ütleme, olen natukene suurejooneline, aga mulle tundus, et see Tallinna haigla oli üks su selline prioriteetprojekt, kui sa olid Tallinna linnapea. Ja nüüd juhtus selline ime, et kirjutati alla projekteerimisleping. Kas Tallinna haigla siis tuleb nagu plaanitud? No lühike vastus, et ei, lähiajal kindlasti ei tule. Vaata, kui Keskerakond tegeles Tallinna haigla projektiga, siis meil oli kindel finantseerimise plaan. Oli kokku lepitud, et osa Euroopa vahenditest, mida riigile eraldati, läheb Tallinna haigla ehitamiseks. Nüüd ja siis meil oli ka arusaam, mis on see täiendav koormus, mida linn saab võtta selleks, et projekti realiseerida. Ja meil käis juba ettevalmistus, sealhulgas ka projekteerimine. Nüüd teadaolevalt Reformierakond, olles võimu juures niimoodi üksinda, otsustas, et raha võetakse ära, et Tallinna haigla raha ei saa. Ja sellest hetkest tegelikult perspektiiv kadus. Et kuna ükski omavalitsus, sealhulgas ka Tallinna linn, ei suuda akumuleerida tänaseks juba miljardi haigla ehitamiseks. Ja tegelikult oleks õige ka seda tunnistada, ausalt tunnistada, et lähiaastal perspektiiv puudub. Mida teeb siis praegune Tallinna linnavalitsus ja eelkõige lugupeetud linnapea? Nemad kuulutavad välja, et Tallinna haigla tuleb. Kust tuleb raha? No kunagi tuleb riigivalitsus, kes otsustab, et Tallinna haiglale tuleb eraldada ka riigi vahendeid. Täna praegune valitsus ütleb väga konkreetselt, et ei, raha selleks ei ole ja ei ole ka mingi prioriteet, et raha otsida. Kõik pilt on selge. Ja kui sotsiaaldemokraadid olid valitsuses ja samas nendel oli ka esindus Tallinna linnas, siis nad kunagi ei toetanud Keskerakonna ettepanekut eraldada riigi vahendeid Tallinna haigla ehitamiseks. Ja nüüd needsamad sotsiaaldemokraadid ütlevad, aga kui tuleb selline valitsus, kuhu me loodetavasti ei satu, sest meie oleme vastu selle raha eraldamise vastu, siis tekib ka perspektiiv. No, see kõik võiks olla nagu naljakas, kui ei juhtuks nii, et selleks, et enne valimisi, kuu aega enne valimisi, sotsidel ja konkreetselt linnapeal tekiks võimalus allkirjastada projekteerimislepingu, ehk siis uus projekteerimine. Nad on valmis võtma linnale täiendavat koormus 27 miljonit. Et esiteks praegusel linnavalitsusel ei ole volitust selleks, et võtta pikaajalisi kohustusi Tallinnale.
ja teiseks on juba praegu teada, et valitsus, riik raha selleks ei eralda lähiaastadel ja Tallinn kunagi ei suuda akkumuleerida nii suurt summat. Ehk siis 27 miljonit on praegu lubatud linna eelarvest selleks, et oleks ilus pilt, kuidas linnapea allkirjastab projekteerimislepingu. Ja vot see on tõepoolest suur probleem linnale, sest nemad kindlasti lähevad linnavalitsusest peale valimisi, aga see laen, see koormus jääb. Lauri, sa tahtsid lisada? Ma veel täpsustan, see koht, kus loomulikult sotsid teadsid, et seda raha ei tule. Ja loomulikult sotsid veel hääletasid vastu sellele, kui Keskerakonna fraktsioon Riigikogus tegi 2 tegelikult ettepanekut. Ühe ettepaneku ta tegi siis otsuse eelnõuna, et riigi siis valitsus hakkaks tegelema ja leiaks need vahendid suurhaigla väljaehituseks. Ja teine ettepanek oli siis eelarve muudatused. Mõlema puhul, samal ajal, kui sotsid olid siin linnas võimul ja rääkisid, kui oluline see haigla ehitus on ja me peaksime liikuma, siis riigi tasandil mõlema meie ettepanek puhul nad hääletasid vastu. Ja see näitabki tegelikult ju olukorda kahepalgelisust. Ja loomulikult Mihhail on õigus, et see allkiri seal teleka ees, vaatajate ees, Ossinovski allkiri läkski meie maksumaksjatele maksma 27 miljonit. 27 no ma loodan, et te siiski selle projekti peatate, kui te Tallinnas võimule saate, või kuidas on? No selge on see, et haigla on vajalik, mitte ainult Tallinna linnale. Tegelikult see on riigi huvides. Aga nii kaua, kui riik selleks vahendeid ei leia, projekti ei ole võimalik realiseerida. Absoluutselt. Et siin ei ole mingit võimalust, mida saab leida või veel otsida. Kui riik ei toeta, siis haiglat ei tule. Ja riik ei toeta. Riik ei toeta, aga haigla projekteerimisega on selline asi. Kuna meditsiinitehnoloogiad arenevad väga kiiresti ja nende rakendamine sõltub ka ruumidest. Et see ei ole nii, et tuleb ma ei tea, mingi uus tehnika ja sa saad seda paigutada ükskõik mis ruumidesse. Tuleb vastavalt ka ehitada haiglaruumid. Ehk siis, kui täna projekteerida igaks juhuks, siis 5-7 aasta pärast selle projektiga pole midagi teha. Et tuleb jälle projekteerida, kui tekib võimalus tõepoolest, et kuskil tuleb raha ja saab ehitada. Ehk siis juba praegu me teame, et see on välja visatud raha. Lihtsalt poliitiline PR ja mis läheb maksma Tallinnale 27 miljonit. See summa tundub täiesti müstiline, sellepärast, et kui me kaotasime ära kommunikatsiooniosakonnad ja kõik muud sellised asjad, siis selles kontekstis see oli väike raha. Vaata, ja see on üldse põletatud maa taktika praegu, mida rakendab linnavalitsus koos sotsidega. Et nad püüavad jagada ja lubada kõik, mida on võimalik teha kuu aega enne valimisi. No, veel üks näide. On lubatud ühele spordialaliidule, ma ei hakka nimetama, sest see ei ole selle alaliidu süü, 1,7 miljonit Euroopa meistrivõistluste läbiviimiseks. Iseenesest nagu eesmärk on igati õige, et suured võistlused toob inimesi siia, toob tarbijaid, toob turiste, rahvusvaheline siis tähelepanu tuleb, see kõik on vajalik. Aga sellises mahus toetust peab eraldama riik. Jah, Tallinn võib ka aidata ja suurte summadega, aga praegusel linnavalitsusel ei ole volitust, et lubada järgmiseks 4 aastaks. See raha on mõeldud järgmiseks 4 aastaks. Ja enne valimisi, kuu aega enne valimisi, linnavalitsus siis lubab 1,5 miljonit raha järgmiseks 4 aastaks. Viimasel istungil. Viimasel linnavolikogu istungil. No kuidas see võimalik on? Ma sellist nagu lähenemist kunagi pole näinud. Selline poliitiline küünilisus ja tegelikult minu arvates see ka õiguslikus plaanis ei ole korrektne.
sest järgmiseks aastaks saab kohustusi linn võtta ainult eelarve vastuvõtmisega, aga ei ole isegi veel eelarveprojekti. Ma mäletan, kui ma olin valitsuse liige, siis juba 4-5 kuud enne valimisi ükski erakond ei olnud nõus ühtegi sisulist küsimust arutama ja see oli üldine poliitika. Aga siin praegu on huvitav see, et need erakonnad, kes omavahel ju tegelikult valimistel konkureerivad, et nad on nii-öelda, see on natukene selline kollektiivne, ma ei tea, kuidas seda öelda. No ütle, ära ole viisakas. Kollektiivne enesetapp. Et selles mõttes, et lastakse õhku kõik enda järelt ja selles mõttes see on tegelikult tundub tõesti natukene nagu kummaline, sest ega kõik linnavalitsuse erakonnad ei pruugi pingile istuma jääda pärast valimisi. Et mõnel võib olla võimalus pääseda ka koalitsiooni. Ja vaata, käitumine on selline, et kõik koalitsioonierakonnad lähtuvad sellest, et nad enam koalitsiooni ei pääse. Et nad ei hakka vastutama selle eest, mida nad siin veel viimase paari kuu jooksul otsustavad. Et tunne on selline, nagu põletatud maa. See on hirmus. Aga lähme positiivsete asjade juurde. Et ma tean, et praegu käib kõva valimiskampaania üle Eesti. Ma isiklikult olen Haapsalus käinud päris palju kordi ja inimestega kohtunud. Minu arust võrreldes näiteks Riigikogu valimiste ajaga, kus ma ka kandideerisin samas piirkonnas, on meeleolu tänavatel inimestega suheldes oluliselt rõõmsam. Kuidas teile tundub? Ma ei tea, võib-olla nad sind tunnevad ära, sa oled juba teist korda selles piirkonnas, et nagu oma poiss juba, et sellepärast ongi meeleolu parem. Ei, ma arvan, et inimestel on ikkagi tuju hea. Ja kusjuures Haapsalus on selline huvitav asi, et inimesed, ma olen ju küsinud, et miks, mis on Haapsalu probleemid, mis on rõõmud. Ja kui rõõmudest rääkida, siis tegelikult seal on hea elada. Ja mulle tundub, et tegelikult Tallinnas on sama lugu. Et Tallinnas on tegelikult hea elada. Et osad inimesed ei pane isegi tähele, mis selles linnavalitsuses seal parasjagu toimub, sest neil on ise enda eluga ka piisavalt palju tegemist. Vaata, Haapsalus on ikkagi teine lugu. Et Tallinnas sotside linnavalitsus ei soovi elada Tallinnas. Nemad soovivad elada Kopenhaagenis. Äärmisel juhul Minskis, aga kindlasti mitte Tallinnas. Ja sellepärast Tallinna inimest ei tunne nagu rõimu. Et nad saavad aru, et nende juhid tegelikult soovivad elada teises linnas. Kusjuures mina nüüd, kuna ma olen pidanud eraelulistel põhjustel hommikuti päris palju Tallinnas nüüd autoga sõitma, siis loomulikult ajasid Vladimir Sveti korraldatud ummikud kõiki normaalseid inimesi närvi, kui sa seal seisid ja sa ootasid, et millal nüüd see valmis saab. Aga nüüd on teine huvitav asi, et ummikud on täpselt sama hullud kohati, kindlatel tundidel, aga siis ma sõidan seal ja püüan lugeda selle 20 minuti jooksul kokku, mitu ratturit minust mööda sõitis. Mõnikord see on 1, mõnikord 2. Ja siis need autod seal seisavad. Mina ei tea, mis see lahendus on. Kas rattateed autot tuleks maa alla viia või mis iganes. Aga mulle tundub, et kui juba ilma ummikuteta, ilma teetöödeta on ummikud, siis tegelikult siin on ka nagu mingisugune korralduslik jama. Tead, vaata, ma olen ka seda tähele pannud ja ma saan aru, et nad on muutnud fooride tsükleid. Ja fooride tsüklitega tegelikult on võimalik tagada kas roheline koridor autodele või siis tegelikult tekitada ummiku. Viimane parem. Ja nüüd on minu selgus, et need ummikud on tekitatud igal pool. Kas ma võtan, mina teen kampaaniat Mustamäele tihtipeale, olen Lepstiku peatus. Mina jaoks on see hetkel hea, et sellepärast kõik need autod, mis seal vähemalt 5 minutit seisavad, näevad täpselt ära, mida ma seal teen ja mul on võimalus isegi neid lehvitada ja heal juhul ka mingisuguse materjali üle anda. Aga sellist pilti ma ei ole ennem näinud, et kuidas Mustamäe ka seisab.
et see on kusjuures minu arust see pool Tallinnast on isegi hullem kui Pirita. Vanasti oli, Mihhail ehitas selle Reidi tee, aitäh sulle, natuke naljaga pooleks, et sina seda tegid, aga see ei ole minu arvates naljakas. Kuule, aga selle Reidi teega, mina mäletan selgelt, kuidas käisid ma olen tänulik sellele. Protestisid, sotsid käisid seal, pikiteerisid ja kõik nii edasi. Ja siis järsku vaatad Ossinovski rattaga ilusti ja reklaamib ennast, vaadake, kuidas me avasime Tallinna merel, on. See sama inimene käis ja protestis kogu selle Reidi tee vastu. No see on ikkagi päris huvitavad asjad toimuvad. Aga Mustamäe tuleb ka nüüd merele avada, sest seal ehitatakse kogu aeg minu arust suuri maju ette sinna merele, et see on nagu natukene, see protsess on nagu teistpidine. Oota, see, mida sa praegu näed, see on tegelikult nalja asi võrreldes sellega, mis juhtub, kui sotsid jätkavad linnavalitsuses ja hakkavad ümber ehitama Liivala ja teed. Et nende plaani järgi, kui nad realiseerivad plaani. Hakatakse seal kitsi karjatama. Ja sinna tuleb tramm, siis ummikud hakkavad seisma igal pool kesklinnas ja tänu sellele tegelikult ka teistes linnaosades, kuna Liivala ja tänav on teadaolevalt tegelikult peamagistraal kesklinnas. Ja kui pannakse kinni ja tehakse ümber, siis juba praegu uuringud näitavad, et ummikute maht kasvab kuni 50%. Kujuta endale ette võrreldes Haapsallu kolima midagi muud üle jäädavalt. Mina arvan, et see vastandumine, et ma ei tea, jalakäija, rattur versus auto, on ideoloogiline. Ruumi on tegelikult vähe ja seda tuleb kasutada mõistlikult. Ei tohi peale suruda ideoloogilist lähenemist, et nüüd kõik autod peavad seisma või ärge sõitke autodega. Muidu need inimesed, kes seda pakuvad autodega tegelikult sõidavad. Ja teine aspekt on see, et see uuring, mida on tehtud, püüti varjata ja siis öeldi projekteerimisbüroole, et tehke ümber. Tallinna linn andis ekspertidele sõnumi, et meile see uuring ei sobi, tehke ümber, et pilt oleks positiivsem. Et see on linna juhtimise stiil täna. Ma just sel teemal olin ka, debateerisin endise abilinnapea Peeter Pärtel perega ja tõin täpselt samas asjaolu välja. Mul oli see K-projekt, selle uuringu tegi K-projekt, valmis väga lugupeetud firma. Ma ütlesin, et kas oled sellega tutvunud, et igal juhul, et kui selline tramm peaks tekkima, aga tal see meeldib, kui see tekib, siis kogu linn jääb seisma ja see on täpselt selles uuringus kokkuvõttes ka kirjas, mille kohta ta ütles, et see on vale, see on Keskerakonna see aruanne või uuring, see on ka projekt ongi põhimõtteliselt Keskerakonna oma. No see on loogiline, vaata. K-täht ongi kuule meile. Reformierakonna esindaja on väga tark inimene, ta kohe sai aru, kui see on K-projekt, siis on Keskerakonna projekt. Aga ja siis ikkagi selles mõttes ja siis, kui see debatt lõppes ära, siis saime lugeda ERR uudisteportaalis, kuidas tõesti linn nagu nii-öelda peatas selle kogu selle praeguseks hetkeks, võtsid aja maha, et aru saada, et mis siis nagu edasi teha. Ehk siis kokkuvõttes on täpselt niimoodi, et selles koalitsioonis, mis praegu Tallinnas on, vaatamata sellele, et Reformierakond nagu ei oleks ka seal, aga me saame aru tegelikult, et on, arvestades, kuidas nad volikogus hääletavad täpselt samamoodi, kuidas koalitsioon, siis see nagu soov seda kõike nagu läbi suruda on niivõrd suur ja see, et eksperdid sulle räägivad hoopis vastupidist, seda ei taheta isegi tunnistada ka. Ja minu arust see ei ole ju ainult Tallinna probleem, see on juba riigi probleem, kus meil tuuakse Riigikogu saali väga palju seaduseelnõusi, otsuseid, kus puudub täielik analüüs ja siis nad tuimalt ütlevad, aga meil on olemas mingi analüüs ja me usume sellesse. Ja siis mõne aeg möödub ja siis me leiame kuskil Rahandusministeeriumi poolt välja kuulutatud riigihangete registris ühe ilusa hanken nimega, et
otsime siis teenuse osutajad, kes analüüsiks olukorda, kui palju siis kogu see maksutõusude kaskaad tegelikult majandust mõjutas. Mille maksumus 330 000, ainult 330 000. Ja siis loomulikult on ju see küsimus selles, et teil ei olnudki neid analüüse ja nüüd peale seda, kui te olete kõik seda rakendanud, kõik selle maksukaskaadi, mis on mõjutanud otseselt 2% vähemalt meie inflatsiooni, siis nüüd telliks nüüd teadlastelt, aga tegelikult, mis siis juhtus? Ja see ongi selline nagu lähenemine nii riigi tasandil, kus on Reformierakond koos oma partneritega võimul, kui ka siis Tallinnas. No mina selle rattateide koha pealt muidugi ütlen, et mulle meeldib väga rattaga sõita. Aga mitte Tallinnas? Ei, ma sõidan, Tallinn on liiga pisikene, liiga lühikesed otsad, et ma alla 60 kilomeetri sõita ei taha. Ma sõidan seal Raasikul ja seal, ütleme, seal on väga toredad teed, aga ma ütleks niimoodi, et ma vaatasin ühte kaarti, kus olid siis Euroopa riigid, kus on siis viidud ühistransport maa alla ehk siis metrood ja Tallinnas oli ju ka kunagi pikalt see projekt, ma ei tea, kas seda on hiljem üldse arutatud, aga et sinna Lasnamäe kanalisse ikkagi selline kiir tee tuleb. Ma küsin teilt seda, et kas selle infrastruktuuri parandamiseks, et inimesed saaksid paremini liikuda, ka midagi võiks teha, mitte et nad saaksid halvemini liikuda. Praegu mulle tundub, et tehakse kõik selleks, et me saaksime halvemini liikuda, sest ma arvan, et nagu ilmad lähevad külmaks, siis ma istun 20 minutit ummikus või 30 minutit ummikus ja võib-olla ei näe ühtegi ratturit. Vaata, probleem nagu on selles, et see kontseptuaalne lähenemine on ideoloogiline, et mitte rakenduslik, vaid lähtuvalt mingist arusaamast, et kõige parem ühistranspordi liik on näiteks tramm. Või jalgratas. Ja siis järgmine on jalgratas, et ja tuleb teha kõik selleks, et linnaruumis oleks rohkem tramme ja oleks rohkem jalgrattateid. Et kuidas Tallinn suudab praeguses olukorras, arvestades, et ruumi on nagu väga vähe prioriteedi, sellist ideoloogilist prioriteedi ellu viia, see ei ole nagu teema, et tuleb lihtsalt ära teha. Ja samas nagu mina küsin, et miks just tramm, kui tänaseks on olemas alternatiiv, ehk siis akutroll. See on hoopis teine infrastruktuur, väiksemad investeeringud, aga samas palju vähem ummikuid ja peavalu kohalike inimestele. Aga ei, peab olema tramm ja ükskõik kuhu see läheb. Kui selleks tuleb lõhkuda Stroomi parki, siis lõhkume. Kui viime mööda Kitsa tänava, Puhangu tänava ja inimestele see ei sobi, aga ideoloogia on olulisem. Ikkagi viime seal, kus me otsustasime. Ja see on minu arvates ohtlik tendents, et ekspertide arvamus ei ole oluline linnaruumi üles ehitamisel just maailmavaade või ideoloogia. Sellise lähenemisega linna ehitada tegelikult ei tohi. Ja vaata, üks veel hästi huvitav seik, mida me kogesime ka viimasel volikogu istungil oli. Lisaks sellele, et eraldati raha ühe spordi siis ürituse korraldamiseks, mis ei oleks pidanud toimuma sellisel viisil, nagu ta toimus viimasel istungil. Aga viimasel istungil võeti vastu ka Põhja-Tallinna üldplaneering. Mis see tähendab? Põhja-Tallinna üldplaneering sellisel kujul, nagu ta praegu on, see tähendab seda, et lisakoormus kogu piirkonnale 40 000 inimese võrra tuleb juurde neid. 40 000 tuleb juurde inimesi. Ja nüüd see on see küsimus, infrastruktuur, seesama tramm või troll või buss, aga me räägime, et seal ei ole isegi nii laiasid teesi, et me saaksime need 40 000 inimest juhul kui vaja sealt evakueeruda. Et meil puudub konkreetne võimalus inimesi sealt päästa, kuna riik ju likvideeris ka sama Põhja-Tallinna päästekomando. Ja vaatamata sellele, kõik need argumendid, mis oli välja toodud, miks seda sellisel kujul ei tohiks vastu võtta, miks ei tohiks Põhja-Tallinna elanikkonda nii suuresti kasvatada. Tehti see otsus ära,
võeti just nimelt viimasel istungil ta vastu ja vot see suhtumine on valdav, see näitab üleüldist sellist juhtimise mustert, mida on nagu Tallinnas siin viljeletud 1,5 aastat, kus tehakse otsused ära ja neid ei huvita, mis on nagu tagajärg. Ja, aga nüüd on juhtunud selline lugu, et me oleme saanud ummikust välja, sellepärast, et meil on juba 20. oktoobri hommik ja kõik see jama on jäänud selja taha. No see oli nüüd väike nali, stuudios olid Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart ja Keskerakonna Riigikogu fraktsiooni esimees Lauri Laats, mina saatejuhina Janek Mägi ja kuuleme ja näeme jälle nädala pärast.